mis just toimus, see oli crazy. Veits hirmus on see nädal ausalt öeldes. Oli esimene akrediteering peal 5 minutit, kuni Raiko tuli ja Noaga selle katki lõikast. Lahe minu meelest see official ralli fotograafide seas on 2 naist. Tere! Kes mind ei tea, siis ma olen Britt ja ma olen spordifotograaf. Selle nädala vlogis lähme Rally Estoniale, mis on üks intensiivsemaid nädalaid mu aastas. Näitan, kuidas meie tiim töötab, mis toimub kaadri taga ja kuidas alati kõik ei lähe nii, nagu arvasid. Aitäh, et oled siin ja let's go! Tere! Täna on esmaspäev, 13. juuli ja see nädal on Rally Estonia nädal. Ma lähen Tartusse juba homme, ehk siis see nädal läheb väga pikaks. Veits hirmus on see nädal ausalt öeldes, sest et ma tean, kui intensiivne see tuleb. Ja esimese sammuna ma pean ära tooma ühe auto, millega ma terve see nädal sõidan. Ja nii kaua, kuni ma esindusse sõidan, lähme korraks ajas tagasi. Ma võtan ilmselgelt seda vlogimise asja väga tõsiselt. Ma vaatasin üks päev Silva vloge, siis ma küsisin talt, et mis kinnitus tal on, et tal olid väga lahedad siuksed POV kaadrid, siis ta ütles, et ta filmib sellega. Nii et nüüd mul on ka siis see. Enda raha eest ostsin, keegi ei sponsoreerinud. Ma ei julgekski teha reklaami millelegi, mis ma ei tea, et kas on hea või mitte. Nüüd kuidas me selle lahti saame. Siin peaks olema siuke mingi magnetkinnitus. Ehk siis ma peaks saama teda panna kas mingi mütsi külge. Ehk siis pildistamise ajal saab teha kaadreid mingitel üritustel on see võimalus, et ma saan endale selle väikse kaamera külge panna ja siis rohkem ei pea selle peale mõtlema. Ja content filmib ennast ise. Aga see on ju veekindel ka. Lahe. Valitud telefoninumber on hetkel hõivatud. Palun oodake või proovige uuesti mõne hetke pärast. Number telefoninumber. Hallo? Tahtsin küsida Opeli kohta, et mis te kokku leppisite, mis tegema peab? Meil on Opeliga tegelikult niimoodi, et meil on terve juulikuu siin teeme Opelile asju erinevate asjade. Nii, Grandlandis peab vlog rallilt. Ma võtsin kohe sellest sinu ideest kinni, aga ma ütlen, sellega on ülivabad käed. Esmamuljena tundub küll suht mugav. Rallil on vaja igal pool võsas sõita ja muda mölgastes ja kus iganes. Ülihea on see, et see on kõrgem kui mu enda auto, nii et siis see tähendab, et mul on väga palju lihtsam terve see nädal hakkama saada. Ma loodan, et ma võtsin kõik asjad enda autost kaasa. Ma sain küll väga täpselt. Eestis kohal. Ma pean praegu filmitud materjali kähku ära monteerima, nii et ega tänasest ilmselt rohkem midagi ei näitagi. Ja homsest hakkab kogu rallivärk päriselt pihta. Kolmapäev on kätte jõudnud. Kell on 6.15 ja ma luban, et järgmine kaader ei ole autost. Ralli hakkab nüüd päriselt pihta. Või siis ütleme nii, et ralli nädal algab nüüd päriselt ametlikult pihta. Hakkab poole tunni pärast esimene ametlik siuke meediaüritus. Aga see ei ole selline tavaline meediaüritus. Võib-olla ei saa siit pärast välja, aga see on siis tuleviku probleem. See Britt ma lapsen, siis ma olen. Mis ma tegema pean? Mis reetis? See oli muidugi sinu võtta. Tere! 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 Kas sa teed pilte, on ju? Jaa. Siis ma tean, et ma teen lihtsalt ise mingi klipikesi ja siis on tegelikult juba väga hästi. Saab. Võid. Appi kui nunnu. So enjoy today evening, enjoy the Rally Estonia. I believe we are all ready. So thank you and now watch out. Oh my god. Ei ole ikka või?
Arvo tuleb ka minu ees magusaid sõita. aga ma sõidan Urbot, kes on meile menüü kokku pannud ja toitu pakub. Kala, liha, lege ja siis mingisugune imetabane õunamps. Neljapäev, kell on umbes 1:30 hakkab saama. Ma lähen ERM-i oma akrediteeringule järgi ja siis hakkan Raikoga mingi challenge'id filmima. Samal ajal peaks meil olema tegelikult fototiimi koosolek ja siis sinna vahele jääb veel safety briefing, mis on kohustuslik. Päris palju asju toimub samal ajal. Väga täpselt ei saa veel aru, kuidas see kõik toimima peaks, aga vaatame. Vist ei ole isegi rääkinud kordagi sellest, et mis mu ülesanne siin rallil on. Meie tiim koosneb siis 3 fotograafist, Karl, Jana ja mina. Päris lahe minu meelest, et official ralli fotograafide seas on 2 naist ja meie ülesanne on siis teha kõik vajalik turunduse jaoks. Võib tunduda, et spordifoto on spordifoto, et vahet pole, lihtsalt fotograaf läheb kohale ja teeb pilti, aga tegelikult seal on oluline saada rahvast peale, melu peale, atmosfääri peale, häid emotsioone, ilusaid pilte, saab veits kunsti teha ja meie ülesanne on pildistada üles kõik sponsorkaared, ehk siis me otseselt ei saa valida, nagu väga paljud fotograafid rallil teevad, et nad teevad enne reke, kus on kõige ilusamad kohad, kus pilte teha, siis me peame minema sinna, kus on sponsorkaared. Meil on koordinaadid ette antud, 3 me peame iga sponsorkaare ära pildistama ja siis seal tulebki lihtsalt leida kõige parem nurk, kuidas seda teha. Et need sponsorkaared on tavaliselt seal, kus on rahvast ka kõige rohkem, et sponsor hästi pildis oleks loomulikult. 33 kraadi on õues, ma olen üleni mustas. Oh my god. Tere, võib läbi minna või? Lähete kuhu? Korraldaja. Okei. Palun. Mulle meeldib, et mul ei ole autol veel mitte ühtegi kleepsu peale ega mul ei ole akret mitte midagi. Et see on korraldaja tulemisel. Tõvi, mine. Aga ma päriselt olen ka ju korraldajate alt, nii et selles mõttes ma ei valetanud. Korraldaja oma asju teeb üle saamisel korraldaja? Mul ei ole hea seda. Aitäh! Oh my god, see kõik on siin liiga overwhelming. Mul oli esimene akrediteering peal 5 minutit, kuni Raiko tuli aga selle katki lõikas. Nüüd on mul siis uus organiseri oma ja sellega oli päris palju segadust. Lähen service parki hetkel Raikoga. Kaardilugeja ja see võtavad varuratas, auto üles ja ratas alla. Nad tegelikult ka harjutavad sihukest asja ja hakkavad seda tegema aja peale. Me välja mõtleme, kuidas ta sotsiaalmeedias pärast jääb selles mõttes lahedalt, kuna lõpuks see katt tuleb selline kokku, et me ei näita kõiki algusest lõpuni. Raikoga asjade tegemine iga kord, ta lihtsalt läheb igale poole inimestega rääkima ja kaob ära ja me ilmselt teeme veel mingi 8 peatust enne, kui kohale jõuame. Kõndisime nüüd 40 minutit edasi-tagasi ja ei saanud mitte ühtegi filmitud, sest et sõitjaid ei ole veel kohal. Aga ma käin vahepeal kähku seal safety briefingul ära ja siis tulen tagasi. Tere! Tere! Praegu filmib. Kui punane põleb, siis filmib. Ei põle, ta vilgu. Ongi ju. Põleb. Sa jõuad tulla avamisele äkki, on ju? Täna või? Kui sa ei pea tulema? Mis sa oled see Raiko taga? Mis sa oled see Raiko taga? Mingi rattavahetus challenge kõikide sõitjatega ja siis... See on siin service pargis? Jah, ehk siis ma pean selle pärast ära kommenteerima. Ma ei tea, mis kell ma sinna avamisele jõuan. So please, before you ask a question, make sure you check the answers not already in the media safety book. Nii, teine katse. Esimesena peaks Virvesega vist filmima. Lihtsalt nii palju edasi-tagasi kõndimist ja jooksmist on siin. Fotokoosolekule ma ei saanud isegi jääda, sest et lihtsalt pole aega selle jaoks. Loodan, et Jana ja Karl teevad mulle normiplaani. Okei, 4 töötab
kõik on hästi. Aitäh teile! I have tested it downhill. Ma olen üksinda jälle pressiruumi jäänud, kõik teised on Raekoja platsis avamisel ja ma siin üksinda siis monteerin asju. Kell on mingi 9, väljusin just viimase inimesena pressiruumist. Pean nüüd need kleepsud panema autole peale. Homseks ma sain endale kõik tähtsate inimeste pildistamise, ehk siis ma chillin nendega terve päeva. See vist on organiser jälle. Aga okei, hea tööd. No selle aasta ralli kogemus on küll ikka väga teistsugune. Tea mitmes öö järjest. Ma olen väga hästi maganud. Ma ei tea, kell on 10:15 ja ma lähen alles ERMi, et teised on mingi kella 8 katsel olnud. Aga noh, ise nad andsid mulle need poliitikud. Ma ei tea isegi, kui palju ja kas ma täna midagi üldse filmida saan, sest et ma lähen ralli vippe pildistama. Neil on mingi terve päev tegevusi välja mõeldud ja peaminister peaks vist tulema. Nii et see ei ole väga selline koht, kus logikaamerad kellelegi näkku toppida. Võib-olla näete üldse, mida Raiko ja Silver teevad. Me oleme näinud endale suurepärase autojuhi, selleks on Margus Kiiver. Silver mondib videot. Mina valvan võitjakarikat siin tagaistmel. Muuseas, meil on sõiduvahendiks Opel Astra Universaal, taga suur pakiruum ja muidugi selle auto puhul ökonoomsus. 1.5 diisel. Pool päeva on läbi saanud ja ma sõidan nüüd 3 vippussi järel Rangele. Peaministrit ma ei näinud kahjuks. Reaalselt lahe on teha tiimis tööd, et ma olen 2 aastat nüüd olnud üksinda. Vabakutseline ma olen väga paljudes erinevates tiimides tööd teinud, mis on ülilahe, et ma saan näha väga palju erinevaid inimesi, aga ma veedan väga palju aega üksinda ka ja tihti ma olen ka üritustel tegelikult ainuke fotograaf. Hea tunne on, kui sa tead, et su tagala on nagu kaitstud, et kui sa ei jõua kuskile, siis keegi teine on seal olemas ja kuna ma olen nüüd vahepeal ka teinud nende samade inimestega mingeid projekte, siis mul on juba rohkem tuttavaid siin ja see teeb töö tegemise nii palju lihtsamaks, et ma ei pea minema ennast tutvustama iga kord ja rääkima ja tõestama ennast, vaid nad teavad, mida ma teen, kes ma olen, kust ma tulen, miks ma teen, mida ma teen, mis mu oskused on. Et see suhete kasvatamine on kindlasti olnud üks kasulikemaid asju, ma ütleks. Hispaanias, Argentiinas, kus iganes andke meile sellest märku ja saame neid lipukesi. Edukoodiga Solbergis 3. koht. Peaaegu 2 tundi aega, kuni ma pean minema vallavanema vastuvõttu pildistama. Mul on täna väga rallist kauge päev, nii et ma hakkasin ralliraadiot kuulama, et siis on vähemalt natukenegi tunne, et ma olen rallil kohal. Tegelikult Elvas tuleb peale seda vallavanema vastuvõttu, tuleb katse ka, nii et siis ma võib-olla ikkagi midagi näen. Aga praegu töötlen kähku mingid pildid ära, et õhtul oleks lihtsam. Tere! Ma fännan teid juba väga kaua aega, mis on väga armas, väga ootamatu. Elva üritab vist miljonäriks saada, ma maksin just kogu ajast 4 euri. Ma arvan, ma ei ole mitte kunagi kogu ajast 4 euri. Täna on see hommik, kus ma ei kavatse prille eest ära võtta. Nüüd ma sain kätte selle oma magamatöö, ma olen mingi 2,5 tundi maganud. Mis siin toimub? Ma ei julge filmida, kui politsei tuleb igatahes puumsri. Ma olen kaine. Ma sõidan nüüd Selgisele. Ma olen
see, mis just toimus, see oli crazy. Kahju, et mul ei olnud kaamerat sellel hetkel, aga nagu võõra autoga on see nii pekkis asi. See on nii palju suurem kui mu enda auto ja lihtsalt mõlemal pool teed on autod ja sitaks inimesi ja ma takurdasin mingi kilomeetri ja nüüd ma kõnnin uuesti 100 kilomeetrit. Oh my god, ma loodan, et Jana oli kuidagi targem ja jõudis varem kohale ja paremasse kohta, sest et nagu ma ei tea, meil ei ole levi ka, et omavahel suhelda, aga vähemalt ma tean, et ta pidi siia tulema. Ei tea, nüüd on ilusad. Ei, meil anti ka täna eilseks või ma teedid, ma ei tea. Väga hektiline hommik on olnud, aga õnneks ma jõudsin nüüd kohale ikkagi. Sama, et auto tuli vastu, et autost tuli kõrvalistuja välja ja siis ta oli, et siit ei ole kuskile minna, meil on ka vippkleeps, et kõik on täis. Ja siis ma hakkasimegi lihtsalt, tema tuli sinna, mina läksin teisele poole ja siis tagurdasin ja siis ma ei tea, kuidas sealt pärast välja saan, ma panin praktiliselt kraavi. Ma panin sinna seda nii liivane, et nagu üks auto jäi kinni sinna, ma nüüd siis mul on ka madal auto nagu ja esimene oli nagu ei tea. Sa jääd veel siia või? Ma ei tea, ma väga tahaks siia. Nii alustame siis matka tagasi. Ma loodan, et ma üldse leian oma auto ülesse. Muidu ma ütleks, et olenemata sellest alguse stressist suht edukas pildistamine. Et saime Janaga kohe peale kõik 4 sponsorid tehtud. Ma tegin suht palju üldplaane, kus jääks rahvast ja lippe ja kõik sellist peale. Oleks reaalselt enda autost mööda kõndinud. Ma ei tea, kuidas ma seda tähele ei pannud. Selline on olukord. Ma ei tea, vaatame siis. Kas on aru saada, et ma olen stressis või? Sain välja esimesest. Vaatame. No nii, see oleks lihtsamini, kui ma arvasin. Aga me ei ole veel väljas, see ei tähenda, et ma ei pea kuskil hakkama tagurdama vahepeal. Crazy. Tegelikult see ei peaks nii stressirohke olema, et meedial on oma parkla, vippidel on oma parkla, see korral lihtsalt, ma arvan, ma tulin kuidagi valesti hommikul. Ma lähen nüüd filmin kähku ühe sotsmeedia rilsi ära. Järjekordne tunniajane sõit on ees, truuta ootab. Ära sõnuda, aga ma tunnen, et ma selle korral tulin eest teedsest. See väga palju rahulikum on. Tere! Otse edasi umbes 1,5 kilomeetrit, kui see parkla on seal edasi täis, tõtte siia. Okei, aitäh! Sellepärast ongi hea, et auto oleks kõrgem. Mingi full põllumaa parkla.
jõudsin ilusti kohale ja õigest tee otsast ja polnud palju rahvast. Ja mul on mingi tund aega. Tegin terve ringi peale. Red Bulli kaart ei ole, ainult Delfi TV on. Kopsudes on ainult üks kruusatolm ja mitte midagi muud. Silmad on seda tolmu täis, räigelt kriibib. Igatahes ma lähen nüüd Tartusse tagasi. Töötlen pildid ära, monteerin video ära. Ja siis äkki saab õhtule. Enne vaja tund aega sõita. No nii, hakkabki see ralli vaikselt läbi saama. Ma sõidan hetkel viimasele katsele, Käärikule. Opel on mind väga hästi teeninud. Arvestades, et mul on nii palju asju ja siis siia on kõik ennast ära mahtunud. Juba kass asju täiesti. Ja siis meil on kogu aeg ainult asjad. Siin on see keskkonsool, kus on väga palju ruumi, kus on meil erinevad väiksed asjad, mida läheb kogu aeg vaja. Siin on väga hea helisüsteem, et saab kõvasti muusikat kuulata, kui katsele sõidad. Eile õhtul pandi mind veel teist korda ka puhuma, kui ma katselt tagasi sõitsin. Endiselt olin kaine, aga jah, et politsei teeb siin ralli ajal oma tööd ikka väga korralikult. Ja tegelikult see on tore ka, sest et ma olen tegelikult ikkagi väga palju inimesi näinud siin, kes on väga palju alkoholi tarbinud, nii et parem on, kui need rolli ei satu. Üks siuke tavaline jooksupäev Eestis. Oli või? Team Estonia treeningkeskus. Silver, how you doing? Kas ma olen nüüd üle nii tolmune või? Ciao! Eriti fancy. Ma panen nagu aftermovie stiilis, aga nagu Sportlandi vaatest. Kogu nende olemasolu, nende töötajad, nende näin, siis publik. Ma lähen vaatan sinna teisele poole, ma tahaks sellist pilti, kus on rahvas ja siis on järv taustal. Ma loodan, et saab. Võin kaasa. Tänud. Sulle ka. Ciao! Tagasi. Ja mul on vaja veel teha üks pilt, kus ralli võitja saab enda tünni sauna või mullivanni või midagi sellist. Ja siis ongi ainult see korraldajate tänu õhtu veel jäänud. Ciao, Briti vlog. Brit on vlogimisega väga kõvasti vaeva näinud, aga ma hüppan siia korra vahele. Põhiline küsimus, mis tuleb, mis masinavärk teeb Rally Estonial? Erinevad ülesanded, millega me teame, me saame hakkama ja mida ka palutakse teha. Transpordime ka autosid Tallinna ja Tartu vahel. Sõidutame inimesi, aga peamine on ikkagi erinev meediatootmine ja fototiim see aasta. Jana Pipar, Karl Kirts, Brit-Maria Tael, jõhker töö, nii nagu alati. Ja ralliraadioga siis sisutootmine ja intervjuud. Korraga olin ise stuudios, aga stuudiotiim seal samamoodi. Kauri Pannas, Marek Lindmaa ja Kristjan Gold. Nuppude taga veel Egon Pentjärv ja mina ja Silver siis jooksime ringi, tootsime sisu koostöös ralliraadioga. Kurnav, olen väsinud, sõidan Tartust koju. Aktiivne nädal, terve nädal ikkagi on selja taga. Tallinna-Tartu vahet sõitmist on palju olnud. Mingil hetkel siit mõte jookseb kokku. Silveriga sõime ühe korra noa ja kahvliga. Ütleme siis kolmapäevast laupäevani või?
proovid ennast kuidagi elus hoida. Mina suutsin teha ühe väikse hommikujooksu ja Margus Kiivriga siis veel ühe sörgi, aga mitte millegi vastu ei vahetaks seda. Mitte millegi vastu. Kui sul on võimalus olla Malcolm Wilsoni autojuht, muidugi. Pole ju mingisugune küsimus. Ja kõikide nende sisude asjade väljamõtlemine läheb. Ja mitte ma ei arva, vaid ma tean see, mida see meie tiim, masinavärgi tiim teeb ja suudab. See on täiesti erakordne. Aitäh teile kõigile, et vaatate, jälgite. Ja kui te ei tee, siis jälgige, vaadake. Jälgige kõiki neid inimesi eraldi kaasas. Kogu see meeskond, kõik vabatahtlikest kuni siis üles nendeni, kes neid asju, ideid genereerivad, välja mõtlevad. See meeskond teeb jõhkrat tööd ja palju sõitmise kohta ütlen seda, et üli hea meel, et sellel aastal tuli Opel meile appi. Meie sõitsime Silveriga ju ökobüssiga. See on 1.5 diisel Opel Astra. Ma vaatan kogu selle pulli peale, mis me siin nüüd oleme ära sõitnud. Mingisugune 1500 kilomeetrit, 4,8 liitrit 100-le. See konkreetne auto, seda täna osta oli vist mingisugune 30 000 hind. Ta on muidu 35, 5000 alla hindlust, bank for a buck. Ja Urmo Aava, Silverkütt. Erakordne oli teid rajal näha, päriselt erakordne. Otsida ka neid hetki, kus teie olite haavatavad seal. Väsinud higised, väga tubli töö, mis te endaga enne rallit ära tegite. Ma arvan, et selline meeste tervise asi. Võtke ette, vedage seda eest. Endalgi tasuks teilt näpunäiteid võtta. Nii et vinge ralli on jälle tehtud ja läbi. Aitäh kõigile. Aitäh, et vaatasid ja näeme järgmises jälle. Tšau!